Tere! Varasemates videotes oleme rääkinud emotsioonidest, mõtetest ja sellest, mida inimese närvisüsteem või psüühika vajab selleks, et muutust esile kutsuda. Oleme kasutanud selliseid sõnu nagu emotsiooniregulatsioon, närvisüsteemi reguleerimine. Ja kui me vaatame üldiselt, mis tänapäeval näiteks sotsiaalmeedias toimub, et siis sõna närvisüsteemi või emotsiooni reguleerimine on muutunud väga populaarseks. Selles videos vaatamegi, et mida see üldse tähendab, kui me räägime emotsioonide või psüühika reguleerimisest ja mis need erinevad komponendid on, millest seal all räägitakse ja millal seda üldse vaja teha on. Mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja koolitaja ja kutsun sind endaga kaasa mõtlema. Nüüd, kui me räägime reguleerimisest, siis siin on võib-olla hea analoog mõelda selle peale, et me saame rääkida ka teiste füüsiliste komponentide reguleerimisest, näiteks kehatemperatuuri puhul või ma ei tea, me räägime füüsilise koormuse reguleerimisest, aga me võime rääkida ka näiteks, ma ei tea, toatemperatuuri reguleerimisest. Mida see reguleerimine selles kontekstis tähendab? Et lihtsalt öeldes me võib-olla mõtleme siin all seda, et kuigi me ei saa kontrollida kõiki selle süsteemi aspekte, ehk siis meil on alati mingisugune toatemperatuur, meil on alati mingisugune kehatemperatuur, kui me inimestena eksisteerime ja samamoodi meil on alati mingisugune närvisüsteemi erutuse tase ja ka mingisugune afekti seisund, mis potentsiaalselt võib igale hetkel, eks ole, üle minna emotsiooniks. See reguleerimine siin kontekstis tähendab seda, et me saame mõjutada neid üksikuid aspekte selles suures kompleksses süsteemis, mida me saame mõjutada, mida on üldse võimalik mõjutada. Ja selle abil, kui me mingid neid üksikuid aspekte natukene nügime kuskil suunas või muudame mingit moodi, me üritame siis panna seda tervikut kuidagi moodi teistmoodi toimima. Me ei saa seda kunagi otse muuta ja me ei saa alati tagada, et me saame selle tulemuse, mida me tahame, sest jälle sellised komplekssed süsteemid nagu inimorganism on, reageerivad alati sellisel moel, et kogu see süsteem siis organiseerib ennast ümber ja see võib toimuda olenevalt sellest, mis seisus need erinevad jupid on erineval moel. Aga et on teatud sellised nüansid, siis mille kaudu me saame iseenesest seda ühes või teises suunas mõjutada. Ja siit võiks olla oluline võib-olla mõelda kahte asja, et me rääkisime muutuse turvalisuse videos sellest, et meil kõigil on mingisugune selline optimaalne närvisüsteemi erutuse tase, mille korral me toimime kõige paremini või me tunneme ennast üldiselt hästi. Ja see esimene reguleerimise eesmärk võib-olla ongi sageli see, et saada ennast, kas hoida ennast seal vahemikus või siis saada ennast sinna vahemikku tagasi, kui me oleme sealt välja läinud. Ehk siis meie keha üldiselt reguleerib ennast ise, me ei pea üleliia palju sinna sekkuma ja me oleme organismidena disainitud sellisel moel, et me kohaneme keskkonnatingimustega. Ehk siis see vajadus sellise välise sekkumise ja teadliku reguleerimise järele eelkõige tekib siis, kui kas meie keskkonnas on midagi ebatavalist, näiteks mingid teatud tüüpi sündmused või kogemused on kuidagi väga ülekaalus mingil eluperioodil, et sellisel juhul meil on vaja tasakaalustada neid ja vaeva näha võib-olla selleks, et me ei läheks sealt taluvuspiirist välja või kui tõesti meil on juhtunud midagi või me mingil põhjusel oleme pikka aega olnud sellises kõrge näiteks erutatuse seisundis, me oleme oma taluvuspiirist välja läinud, et siis saada ennast sinna tagasi. Ja ka sellisel juhul, miks me räägime ikkagi sellest, et see reguleerimine peaks olema regulaarne ja toimuma pika aja jooksul on seesama, et kui me oleme korra sealt taluvuspiirist välja läinud, et siis see, et tulla sinna tagasi ka jääda, võtab jälle pikemaajalist harjutamist, sest et meie keha kahjuks kohaneb ümber ka sellega, et kui me pikka aega seal äärmuses funktsioneerime, et siis ta harjub seal äärmuses funktsioneerima ja kui me üritame teda tagasi tuua sinna nii-öelda taluvuspiiri sisse, et siis ta kipub võib-olla ise minema harjumusest
alguses vähemalt tagasi sinna äärmusliku funktsioneerimise seisundisse. Ehk siis üldiselt seda reguleerimist on vaja ikkagi spetsiifilistes olukordades, et see ei pea olema miski, mida me jääme elu lõpuni alati igapäevaselt tegema. Aga et see võiks olla miski, millal me võib-olla peame silma peale, eks, et me jälgime seda seisu ja kui tundub, et mingi tasakaal läheb paigast ära, et siis me sekkume. Ja sellest lähtuvalt on hästi oluline meeles pidada, et me ei kasuta reguleerimise tehnikaid, me ei peaks neid kasutama selleks, et vältida mingisuguseid kogemusi. Et ka sellised tugevad stressirohked kogemused on osa inimeseks olemise kogemusest ja meie organism on võimeline ja suutlik nendega kohanema, et mitte öelda, need on isegi vajalikud selleks, et me areneksime ja muutuksime. Samamoodi nagu trennis on vaja võib-olla päris suurt raskust vahepeal tõsta selleks, et lihased kasvaksid, eks, et selleks, et meie kohanemisvõime ja vastupidavus paraneks, meil on ka kasulik kogeda stressirohkeid sündmusi ja neid ei pea vältima, et me ei pea iga hinna eest reguleerima ennast kogu aeg selleks, et me ei kogeks kunagi tugevat stressi või ühtegi tugevat emotsiooni. Et need muutuvad probleemiks ikkagi siis, kui see seisund, see selline kõrge stressi ja aktiveerituse seisund jääb püsima väga pikaks ajaks ja me ei suuda enam tagasi sealt tulla. Et see on kindlasti oluline meeles pidada. Ja kui me nüüd mõtleme korraks selle peale, et mida me siis üldse saame reguleerida, kui me räägime siin eelkõige emotsiooni regulatsioonist või stressi regulatsioonist, et siis tuletame meelde emotsiooni või mis on emotsioon videos, me rääkisime sellest, et emotsioon on sisuliselt see, kui eks meie aju kogu aeg seirab jooksvalt igal hetkel seda, kuidas meie organismi ressursid ja keskkonnanõudmised on omavahel vastavuses. Ja seda seisundit me nimetasime afektiks ja sellest afekti foonist siis tekib emotsioon siis, kui meie aju annab mingis olukorras sellele jälgitavale seisundile mingisuguse tähenduse või hinnangu, mis jällegi on seotud siis sellega, et ma peaksin mingil moel reageerima sellele olukorrale, mis praegu on tekkinud ja seda me oleme siis inimkultuuri ja keele keskkonnas harjunud kirjeldama kui emotsiooni ja meil on erinevate seisunditüüpide jaoks erinevad sõnad. Ehk siis, kui me sellest kirjeldusest või definitsioonist välja võtame, et mida me saame reguleerida, siis me saame reguleerida, eks ole, meie keha ressursse mingil määral. Nagu ma ütlesin, see kõik reguleerimine alati tähendab, et me saame mingit osa sellest mõjutada, mitte et me saame kõike seda kontrollida. Me saame mõjutada ja reguleerida keskkonna omadusi ja keskkonna nõudmiseid mingil määral. Ja nende kahe kaudu me saame võib-olla mõjutada nende omavahelist tasakaalu teinekord. Ja kolmas asi, mida me saame reguleerida ja mõjutada, on meie hinnangud olukorrale. Nüüd sageli jälle, miks me enamasti räägime emotsiooniregulatsioonist selliste pikaajalisemate regulaarsete strateegiate kaudu, on see, et me ei saa väga palju sageli või paljudes olukordades reguleerida seda kohe. Et kui ma tunnen mingisugust emotsiooni, et siis on selles mõttes juba hilja reguleerida neid keskkonnanõudmisi või oma keha ressursse. Aga mida ma saan teha, on seesama, et mõjutada seda, et see emotsioon või seisund, mis mul tekkis, ei jääks pikaajaliselt püsima. Eks, et seda ma saan mõjutada selle kaudu, et ma muudan midagi. Ja ma saan mõjutada seda, et võib-olla järgmine kord see seisund ei teki uuesti, ei teki sama tugevana või et need seisundid ei hakka väga sageli tekkima lühikese aja jooksul. Ehk siis meie eesmärk on emotsiooniregulatsioonil eelkõige see, et me üritame suunata seda kogemuste hulka, et meil oleks neid kogemusi, mida me ei soovi või mis on väga stressirohked piiratud hulgal, et need ei kujuneks liiga palju. Ja et me suudaksime püsida vähemalt pikas plaanis selles oma taluvuse aknas. Teine asi, mida me saame teha, kui me doseerime neid kogemusi korrektselt,
Ehk siis nii-öelda reguleerime mingil määral oma kogemust, on see, et me saame suurendada seda taluvusakent. Ehk siis nende kogemuste ampluaad, mida me suudame taluda hästi ja millega me kohaneme. Ja selleks, et näiteks oma keha ressursse suurendada, aga ka sedasama keskkonda ja selle nõudmisi moduleerida, me saame mõjutada seda, et meie elus oleks rohkem teatud tüüpi kogemusi ja teist tüüpi kogemusi oleks vähem. Ja sellest me hakkamegi järgmistes videotes rääkima, et kuidas seda täpsemalt teha, millistele kogemustele tähelepanu pöörata ja milliseid strateegiaid selleks kasutada saab. Nii et kui need teemad huvitavad, võid julgesti vajutada subscribe ja siis oled kõigi nende videotega kursis. Kui sul on emotsiooni või närvisüsteemi reguleerimise kohta mingisuguseid küsimusi, siis alustuseks võid vaadata neid eelnevaid videosid emotsiooni ja turvalisuse tagamise kohta. Ja kui sealt tekib mingeid küsimusi või mõtteid, siis võid julgesti neid kommentaarides jagada. Järgmiste kohtumisteni!